Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siit keisrinna kaardiga. Keisrinna on selline, ütleks maaema. Keisrinna on täis armastust enda ümbritseva vastu. Täis armastust looduse vastu, täis armastust inimeste vastu. Tema on headus ise. Tema on selline, kes jagab seda, mis tal on. Tema aitab, kui ta näeb abivajajat. Temal on kõike küll. Temal jätkub armastust, head sõna. Temal jätkub lahket meelt kõikidele enda ümber. Et tema on selline tingimusteta armastuse kehastus, armastades kõike ja kõiki, mis ta ümber üldse on. Et ta on nagu selline väga-väga positiivne naisterahvas. Edasi tuleb siit müntide kaart, müntide 7 räägib sellest, et sa lõikad seda, mida sa oled külvanud. Et see on saagi koristamise aeg. Aga see on ka selline, et tuleb nagu see, mis te olete ise külvanud, et nüüd on aeg seda lõigata. Kui olete hästi külvanud, lõikate hästi. Ja et lõikate hästi, seda näitab see õigluse kaart, et kui teil olid mingisugused asjad lahendamata, midagi oli õhus, siis nüüd õigluse kaart toob selle lahenduse. Et see õigluse kaart on teie poolel on õiglus, ta toob selle lahenduse ja see väike baas siin oma karikaga toob ka head uudised. Aga teie ise nagu sellesse nii väga ei usu. Teil on siin nagu mingid varjud, mingid hirmud ja karikate 8 räägib seda, et te täpselt ikka aru ei saa. Et mis ja kus. Et teil on nagu kuidagi selline eksimise tunne või selline segadus, et te nagu täpselt ei näe seda olukorra lahendust. Muretsete selle pärast ja ei näe väga selgelt. Aga ma ütlen teile seda, et kui see lahendus tuleb ise, et see on teil tegelikult sees olemas, aga te tunnete selle siis ära, kui see kohal on. Et vahest on niimoodi, et kas läheb lamp peas põlema ja mõtled, et kuidas ma seda nagu varem ei näinud. Või tuleb väga tuttav ette, et vot seda ma ju tegelikult tahtsingi. Sellest ma unistasin ja nüüd on see kohal. Ja unistustest ja soovidest räägib meile selle nädala lugemise viimane kaart. See on meil karikate 9 ja karikate 9 minu jaoks alati tähendanud unistuste täitumist. Et kui te praegu veel ei näe seda, et kuidas teil need unistused hakkavad täituma, siis te võite olla kindel, et nad hakkavad täituma. Ja te näete ja saate sellest siis aru, kui nad hakkavad täituma. Et kui te näete seda nagu selgelt, et vot nii ja naa, seda ma soovisin ja see on nüüd täide läinud. Et lõikate seda, mida külvasite, õiglus on teie poolel, väike baas toob teile head uudised, jätkub armastust teile endale, jätkub armastust, teile ehk jätkub ka armastust ümbritseva vastu, enda lähedaste vastu, segadus laheneb ära ja soovid hakkavad täituma. See oleks nagu selline lühike kokkuvõte sellest nädalast. Aga see soovide kaart tuleb ka suhteliselt õigel ajal, sellepärast, et me oleme jõudmas sellel nädalal uude aastasse, ehk algab tulihobuse aasta. Ja tulihobuse aasta on eriti märgilise tähendusega neile, kes sellel aastal saavad 60-aastaseks. Ehk kes on sündinud 1966, siis teie olete nüüd täpselt sellesse aastasse jõudmas, kus te ise sündisite. Et iga 60 aasta tagant me jõuame sinna aastasse uuesti tagasi, kus me ise sündisime. Ja siit ka soovitus teile, kes te olete sellel 1966. aastal sündinud, kasutage ära kõik selle tulihobuse aasta võimalused. Ärge laske mitte millelgi mööda minna. Nagu nii, et sellest kinni ei haara, kõikidest võimalustest haarake kinni. Kui teil on jäänud mingi asi kusagil pikalt vinduma
ja pole seda tahtnud lõpetada, kuigi ta teid enam ei teeni, siis võib-olla sellel aastal on õige aeg see lõpparve teha. Või olete tahtnud millegagi alustada, milleks pole teil olnud aega või julgust või tahtmist või teadmisi, siis nüüd võib-olla oleks aeg, mida olete pikalt seda planeerinud, siis võib-olla nüüd oleks aeg sellega algust teha. Et mulle tundub, et see tulihobuse aasta teile peaks olema väga selline tähenduslik ja märgiline, sest mitte igal aastal me ei jõua sinna tagasi, kus kohast me kunagi alustasime oma elu. Et kasutage ära kõik selle aasta võimalused ja tulgu teil kõigil imeline tulihobuse aasta ja tulgu teil ka imeline nädal. Et mina soovin teile kõike head ja soovide täitumist sellesse nädalasse ja ka sellesse uude algavasse tulihobuse aastasse. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.